Tere, te vaatate Kaitseliidu 100. aastapeale pühenduv saatesarja 6. saadet. Me tahaksime teile tänases saates rääkida Harju malevas kulgevast sõdurioskuste kursustest ja lahinglaskmistest Kaitseväe polügoonil. Ja teise loona näidata teile ansambli, Tallinna maleva ansambli Mustad kolonelid esinemist siinsamas Vabaduse väljakul veteranirokki ajal. Kaitseliit, nagu kõik vabatahtlikud organisatsioonid, kipuvad suvel minema tegevuspausile. See on seotud puhkustega. Niisamuti läheb puhkusele ka meie saatesari. Me stardime taas septembrikuus, siis kui Kaitseliidu 100. aastapäev hakkab üha kiiremini lähenema ja kui tegevus arvatavasti läheb päris tihedaks. Jätkub Kaitseliidu Harju maleva laskeväljaõppe sõdurioskuste kursustel. Ühes eelmistest saadetest näitasime teile väljaõppe esimest osa, kus Kaitseväe Männiku laskeväljal noored kaitseliitlased oma esimestel lahingrelvadest tulistamistel saavutasid üllatavaid tulemusi. Ja reporterid olid väga üllatunud. Kas sa oled varem laskmisega tegelenud? Täna esimest korda lasen relvast. Vau, märkimisväärne. Esimest korda? Jah, täna esimest korda. Ei ole varem relvast lasknud. Järgmine laskeväljaõppevoor toimus Harju maleva sõdurioskuste kursustel Kaitseväe keskpolügoonil, kus õpitav läks aina keerulisemaks. Sõdur peab oma relva valdama sama hästi nagu oma käsi ja jalgu. Lahingus mõtlemiseks aega ei ole. Kui kõrval kõnnib vikatimees, siis käivad asjad reflekside tasemel. Et uute laske- ja lahingmäärustike järgi kõik välja tuleks nagu peab, on 20 noore kaitseliitlase kursusega kaasas lisaks kursuse vanemale ka 3 instruktorit, kes pingsalt jälgivad, et kõik ohutusnõuded oleksid hoolega täidetud. Mida te siin täna teete? Meil on käimas siis meie laskeetapi viimane etapp, 4. etapp, mis on siis sisuliselt lõpueksam. Varem toimus Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeharjutustel iga liigutus ainult käsu peale. Nüüd antakse ainult üks komplektne käsk. Et sõdur hakkaks ise rohkem mõtlema. Ta peab teadma, mis olukorras tema relv on, kas ta on laetud, kas ta, kuhu näitab tema relva vintraud, kuhu on suunatud kogu aeg ja et ta ei lihtsalt näpiks oma sõrmega seda päästikut, ta õpiks hoidma sõrme õiges kohas, sõrm läheb päästikule ainult siis, kui on vaja tulistada. Ja ongi, et õpiks ja iseseisvus tekiks nagu loogiline mõtlemine, et kaotada ära see õpitud abitus. Et näiteks patrulli minnes mitte keegi ei anna sulle käsku, kui sa näed vastast, et siis on vaja tulistada, vaid see sõdur peab ise aru saama, et nüüd on õige hetk ja see mõtteprotsess peab olema väga lühike, mida nüüd teha tihti alla sekundi. Ja kui see sõdur ei tea, mida teha, no siis võib küsida näiteks ülemalt, lahingpaari ülemalt või siis poolja ülemalt või jao ülemalt. Et kes on seal, kes on vastane. Et ka üks selle trilli osa on, et ole kindel oma sihtmärgis. See tähendab siis seda, et kui sa näed mingit siluetti metsa all liikumas, see ei tähenda, et sa kohe tulistad teda, vaid sa pead veenduma, et ta on sinu jaoks ohtlik. Ta võib olla täiesti vabalt sõbralik jõud. Jaoülem teab seda, aga lihtsalt sõdur ei tea seda. Et ta peab veenduma oma sihtmärgis. Mitu pauku täna tehakse? Täna on planeeritud umbes 300 lasu kanti sõduri kohta siis. Et mõnesid harjutusi me teeme rohkem, kordame, et laske väljaõppe eeskirja järgi kuluks muidu vähem moona, aga ongi, me ei hoia neid tagasi, ütleme nii. Et võivad lasta rohkem kui 4 lasku või 5 lasku, mis on nagu ette antud laskeharjutuse juures. Et kui nad näevad, et lask läheb mööda, siis see ei tähenda, et okei, nüüd oli 4. lask, et ma nüüd rohkem ei tohi lasta. Kui sa nägid, et sa lasid mööda, siis sa proovid uuesti ja lased pihta. Ja nüüd sama harjutus, lihtsalt liigume tagasi ja laskmel toimub pöörde. Põlvele ja lasete. Küsimus on? Nagu juba varasemates saadetes öeldud, koosnevad Kaitseliidu allüksused väga erineva taustaga ja elukogemusega inimestest. Tuuli Stewart on doktorant ja Eesti Rooma klubi liige. See on õppus lihtsalt, regulaarne õppus, see on meil kas kord 6 või 2 korda 6, nii nagu on parasjagu graafik määratud. Miks me seda teeme?
ma arvan, et selle kõrval, et iga Eesti kodanik peaks leidma oma koha meie kaitsesüsteemis, peale selle on see iseendale veel väga kasulik. Et niisugune terve hulk toredaid pioneeritarkusi tuleb jälle meelde ja muidugi see seltskond. Ma tutvun siin hoopis teistsuguste inimestega ja ma tõesti tunnen, et ma olen Eestimaal ja et minu ümber on teised inimesed, kes mõtlevad samamoodi kui mina Eestimaast. Mida sa päriselus teed? See on ka päriselu. See on ka päriselu minu jaoks. Ma kirjutan ja räägin. Ma olen õppejõud ja väikest viisi õpin ise ka. Aga õppejõud siis kus kohas? Kõrgkoolis. Sotsiaalteadused. Ma olen õpetanud 3 erinevas koolis, seal hulgas 2 erakõrgkoolis. Ja praegu püüan oma doktoritööga ühele poole saada. Palju te täna juba padruneid olete tulistanud? Umbes 15 salve. Asjatundjad saavad aru. Kaitseliidu instruktor Kalle Ots on eraelus kooliõpetaja. Harku Järve põhikoolis annab ta kehalist kasvatust, tööõpetust ja on klassijuhataja. Muide, Kalle Ots on endine Baltpati rahuvalvaja ja äsja lõpetanud ka reservohvitseride kursuse. Et kui vanasti käis kõik ainult käsu peale, et lae, riivista, suuna, tee, et miks see kord nüüd niimoodi muutunud on? See kord on muutunud sellepärast, et olukord nõuab seda, et sõdur oleks valmis iseseisvamalt mõtlema ja ei ootaks ainult ülema korraldust. Väga lihtne on tuua näidet kuskilt õppustelt, kus nähakse vastane, tuvastatakse vastane ära, aga sõdur ei lase ilma korralduselt. See tähendab lihtsalt seda, et kui vastane teda ka on märganud, siis on ju vastase käes kohe initsiatiiv. Et selle sama olukorra vältimiseks ongi vaja, et sõdurid oleks valmis iseseisvalt tegutsema ja ei ootaks iga tegevuse peale, mis neil on niikuinii juba sisse õpitud ja kõik selge, et nad ei ootaks sellele korraldusi, vaid tegutseksid ise. Kas see tähendab ka suuremat vastutust siis relvahoidjale või siis kelle käes nagu relv on? Absoluutselt. Ja see ongi tegelikult üheks väljaõppe oluliseks punktiks ka, et nad saaksid aru, et kui relv on nende käes, nemad vastutavad sel hetkel kõige selle eest, mida nad ise nagu toime panevad. Ja kõik see tegevus ei sõltu mitte ainult sellest tegevusest, ei sõltu ainult nende heaolu ja tervis ja ohutus, vaid ka kõikide nende kaasvõitletama. Ebastandardsed laskeasendid, ehk siis teil peabki olema ebamugav natuke, ise leiate omale selle enam-vähem asendi ja proovige nüüd ilusti pihta saada. Ragnar Tamme läheb eeloleval sügisel ajateenistusse. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Olen noor kotkas olnud 7 aastat. Tulin otse üle, kui 18 sain. Pidid olema kursuste kõige noorem, mida sa muidu päriselus teed? Olen kõige noorem ja augustis on 19 ja tsiviilelus tegelen ekstreemspordiga rohkem. Talvel sõidan lumelauda ja siis suvel tegelen enamasti kõigega, mis võimalik. Mis firmas sa töötad? Suu seikluspargis. Kui tihti sa õppustel käid? Hetkel 2 kuu jooksul on iga ülejärgmine nädalavahetus. Palju sa täna lasknud oled? Täpselt ei tea, aga äkki üle 300-200. Mitu salve see on? 20. Moonaga kokku ei hoita, et pauku saab teha, et soovitaksid sa oma sõpradele ka astuda Kaitseliitu? Jah, tegevust on. Kahekümne 3. aprillil tähistati Eestis 6. korda veteranipäeva, missioonisõdurite ja teenistuses viga saanud Eesti sõjameeste päeva. Traditsiooniliselt toimus Vabaduse väljakul ka suur kontsertüritus pealkirjaga Veteranirokk, kus esinesid mitmed kuulsad Eesti estraadi- ja rokkmuusikatähed. Sel aastal oli aga paljudele kontserti kuulama tulnud inimestele võib-olla kõige huvitavam ansambel, mis õigupoolest oli määratud kontserdi soojendusbändiks – Mustad kolonelid. Mustade kolonelide näol on tegemist kasvõi juba sellepärast põneva muusikute kollektiiviga, et selles mängivad segamini nii kõrgema aukraadiga profisõjaväelased kui ka mõned meie riigi parlamendi liikmed. Sattusime oma kaameraga otse ansambli peaproovi. Laval on Toomas Väli, Madis Milling, Erik Reinhold, Tarmo Kruusimägi, Ülo Isberg ja Eero Kinnunen.
siis, kui lõppu jõuab laev. On seinad piimjad kohvikus, kus lõpeb vaev. Maailma lõpus on kohvi, kus kunagi kohtume kõik, kus kunagi kohtume. On melu siin ja sõbrad, kel näol on hurm. On elu ees ja armugi on möödun surm. Maailma lõpus on kohvi, kus kunagi kohtume kõik, kus kunagi kohtume. Nimed siin kohvikus, kus lõpeb ilm. On nimed seinal nagu siis, kui lõpeb film. Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik, kus kunagi kohtume. Nagu tõusvate rockistaaride puhul ikka, on publik põnevil, kus järgmised kontserdid toimuvad ja millal ilmub esimene plaat. Saime lava taga täiesti eksklusiivselt ansambli liikmetega jutule. Kaua te olete koos mänginud? Mõni mees korjab postmarke, mõni mees käib kalal, eks ole, mõni putitab mootorratast. Ja meil on selline seltskond Tallinna Malevas, kes siis mängib pilli. Ükskõik mis pilli, kes mängib lõõtsa, eks ole, lõõtsameest meil täna ei ole, ta on muidu Välisministeeriumis ametiseks. Ja kes mängib suupilli, nagu Pärnumaa endine pealik kapten Erik Reinhold ja siis täiesti ootamatult ilmnes näiteks, et Harju Maleva pealik Eero Kinnunen mängib viiulit, seal hulgas noodist. Ja niimoodi me oleme 2,5, isegi 3 aastat oleme vaikselt toimetanud ja istunud prooviruumis ja veetnud niimoodi mõnusasti vaba aega ja teinud muusikat, mis meile endale meeldib. Ja põhimõtteliselt saab seda nimetada raskeks rahvamuusikaks, sest need on need lood, mida kõik inimesed teavad, mida on teinud Tõnis Mägi kunagi või Rock Hotel kas või punkbänd Kurjam või Singer Vinger. Ja meil on väga lõbus ja 3 korda oleme ka Tallinna Malevas esinenud ja loodan, et ka kõigil teistel on väga lõbus olnud. Ongi järgmine küsimus, et kus teil on olnud suuremad esinemised ja kui suur on olnud publik? No ma arvan, et kõige suurem on ikka Rock Cafe ja seal oli kuskil 500 kaitseliitlast oma prouadega meid kuulamas ja see oli 2017 ja klubis Cat House 2018 oli ka pea üle 400 inimeseni, et oma Malevale me seda teinud oleme. Millal on oodata maailmaturneed? Meie maailmaturnee algab kohe peale seda, kui veteranirokk on lõppenud, et siis me lähme, kuna meil on bändis, me oleme konkurentsitud kõige suurema riigikogulaste arvuga bänd, meil on leitnant Madis Milling ja malevlane Tarmo Kruusimäe alias Kojamees on meie liikmed, et siis me lähme kõigepealt Riigikokku ja siis seame plaanid ja siis tuleb plaat, siis tuleb kontsert ja lähme Woodstocki kindlasti ka. Tegelikult on selle bändi saamislugu seotud ühe kihlveoga. Endine malevapealik vedas tollase staabiülemaga praeguse malevapealikuga kihla, väites, et nad ei oska pilli mängida, et kui Maleva aastapäeva peol nad lähevad lavale ja teevad 2 lugu ja rahvas hullub, et siis malevapealik ostab 6 õlut. Aga asi kasvas hoopis suuremaks, nii et pandi terve bänd kokku ja ta oli algselt nagu enda malevapeo jaoks tehtud, aga nüüd juba 3. aasta.
Millised on sinu nagu meeldejäävamad kontserdid, mida te andnud olete? Ega me väga ei olegi ju väljaspool Kaitseliitu kontserte teinud, et siin veterani rockil on nüüd esimene kord. Me oleme esinenud enda maleva aastapäeva peol ja muidugi üks suurimaid oli Kaitseliidu suvepäevadel, kus me esinesime koos Kaitseliidu ühendorkestriga. Ehk siis rockbänd ja orkester olid kokku pandud, et see oli selline meeldejääv projekt, aga väljaspool Kaitseliitu avalikkuse ees oleme täna esimest korda. Millal on oodata maailmaturneed või siis singlit? No ärme tõtta sündmustest ette, laseme loomingul protsessil kulgeda omasoodu. Õnnestus malevu pealikuga koos olla kõrgematel riigikaitsekursustel ja seal see mõte tuli temale ja tema tegi mulle pakkumise, millest oli järgmiselt keeruline keelduda. Sa oled küll pikalt olnud kaitseliitlane ja ka pikalt Riigikogus, et kas Riigikogus ei ole plaanis nagu bändi luua? Anna jumal meile mõistus selle eest, nad ei hakkaks seal Riigikogus seda tegema. Küll nad võiksid koorilaulu harjutada, et ka Riigikogu liikmed laulaksid korralikult hümni, mitte nii, et meile alati saadetakse mingi koor toetama meid. Eks see olegi see küsimus, et riigikogulane võiks julgelt laulda üksi hümni algusest lõpuni. Ma arvan, bänd jäägu hilisemaks. Kaua sa oled viiulit mänginud? Viiulit ma mängisin lapsepõlves, aga siis ma mängisin teda ilma poognata kui kitarri ja siis kui kitarr toodi, siis ma mängisin teda kui viiulit poognaga. Et siin laval täna mina ei mängi, ma usaldan ta kinnase kätte, et viiuli mängijat must ei ole, ma pigem poosetan viiuliga. Kas on oodata, et Mustadel kolonelidel tuleb ka singel või siis et maailmaturnee? Maailmaturnee ongi meil tegelikult plaanis, et meie solist kutsus meid juba suveks Kanadasse, et üks paljudest solistidest, et teeme seal ühe kontserdi. Eks me nii riburada pidi käime, et me võime ju iseseisvalt ka anda kontserte, paneme ju CD mängima ja siis hüppame peal, täpselt nagu tänapäeval moodne on. Kust tuli selline bändi nimi Mustad kolonelid? See on niisugune pikk teema, aga tegelikult alguses Madis Milling kutsus meid tagasi ka bändiks nimega Kolonelid ja pojad. Aga see nagu kuidagi ei läinud ja see Mustad kolonelid tuli lihtsalt sellepärast, et me ei saa olla valged kolonelid, sest kui me oleksime valged kolonelid, siis me oleksime mingisugune igav gospelbänd, midagi sellist nagu sõnajalad teevad. Aga et me oleme ikkagi nagu rock'n'roll, punk, blues-bänd, et must on niisugune hea rockivärv ja vähemalt 2 meest bändist on kolonel-leitnandid, et sealt see Mustad kolonelid tuli. Kuna bändi eestvedaja malevapealik on kolonel, siis temal see mõte pähe turgatas ja kes tahab otsida Mustade kolonelide tagant mõnda sügavamat mõtet, siis pole seda mõtet otsida, aga võib natukene ajaloos ringi tuppida. Auto võtab kiirust, maha jäid kõik kenad tipsid. Tagaistmel lebamas on minu seljakott. Sellel reedel jäävad ära armas viinapitsid, voodil linatus ja kodu supipott. Lõpuks olen ma siin, plangu 4, murd 5. Istun plangus murul ja padruneid laen salve. Formeerimise minek, see täna täitsa libe. Vist on sõjajumal kuulda võtnud meie palvet, sest relvur veevel polnud täna absoluutselt tige. Lõpuks olen ma siin, plangu 4, murd 5. Suvilil kapten Erik Reikholt. Läheb sõitu, kui päike ammu loojas. Uni
smogikastis tekib küünarnuki tunne. On küll kitsas, aga seest keha soojas. Diisli tuksumise saatel vajub jagu unne. Kohal jõuda meil soov keskpolügoon. Soologitarril kapten Marko Mertens. Võtab kiirust, on viikend saanud läbi. Jalge vahel silitan ma hästi musta püssi. Soorituse üle meil pole üldse häbi. Kuigi metsas saime ikka oma jagu nalja. Lõpuks olen ma siin, Plangu 4 murd 5 ja nüüd soolo mootorsael kapten Tanel Kurisoo. See venib nagu ila, mu mõte ikka metsas, siin kontoris vaid keha. Reede peale märkmikuks mu silm nüüd aina vilava. Millal saaks me jälle sööst hüppamisi teha? Lõpuks olen ma siin, Plangu 4 murd 5. Äsja nägime Harju Maleva noori kaitseliitlasi sõdurioskuste kursustel laskeharjutustel. Harju Maleva pealik on kolonelleitnant Eero Kinnunen. Kaitseliidu juubelisaade käis teda uusutlemas. Eero Kinnunen, te olete Iraagi kogemusega sõjaväelane. Te saite ameeriklastelt pronkstähe autasu ja teil on suur isiklik missioonikogemus. Kas see, milline on praegusel hetkel Kaitseliidu väljaõppe või see, mida me harjutasime Siilil, kas see on seostatav sellega, millise kogemuse teie saite oma missiooniga? Loomulikult, sest me teeme ju täpselt samu asju, mis missioonilgi. Me võime vaadata seda mõlemalt poolt, nii meie tegevuste poolt kui ka vastase poolt. Ja tänu sellele me saame tuua paralleele oma väljaõppesse. Kui palju on Harju Malevas kaitseliitlasi? No ütleme alla 2000 natukene. Ja malevkondasid? Malevkondasid on meil 4 ja üks üksik kompani. Rävala malevkond, Männiku malevkond, Kose malevkond, Keila malevkond ja Harku rannikukaitsega üksik kompani. Malevkond on suuruseta mõiste. Malevkonnas võib olla 300 kuni 1000 inimeseni. Me käisime teie noorte võitlejatega sõdurioskuste kursustel, kus nad laskmistel osalesid. Milliseid harjutusi veel nendega tehakse või millest neid veel välja õpetatakse? No sõdurioskuste kursus on tegelikult ju suur ja pikk protsess, mis meil kestab Harju Malevas 8 kuud. Ja nad saavad täpselt samasuguse väljaõppe nagu ka kaitseväes sõdurioskuste kursustel. Aga loomulikult iga allüksus
peab edaspidi ise juba oma jao, rühma ja kompanii tasemel väljaõpet läbi viima. Kui inimene on selle läbinud, siis minnakse edasi eriala väljaõppe peale või mis toimub? No tavaliselt me õpetame need eriala väljaõppel läbi, õpivad oma tulevase eriala selgeks ja siis läheb allüksuse kursuse peale. Mida neil seal õpetatakse? No allüksuse kursus on, ma ütlen, jao, rühma ja kompanii tasemel koostööharjutused. Ja erialakursused on? No erialakursused võib olla väga erinevad, ütleme, kas on siis meditsiin, kuulipildur, tankitõrje, granaadiheitur ja nii edasi. Te tegelete aeg-ajalt ülihuvitavate asjadega oma sõpruskondadest. Te olete ühe ansambli liige, mille nimi on Mustad kolonelid. Mängite seal viiulit ja kontserdil öeldi, et olete ainukene mees, kes tegelikult selles bändis nooti tunneb ja noodi järgi suudab mängida. Kus muusikakoolist õppisite? No ma muidugi olen natukene lapsest ja Põlva muusikakoolis õppinud. Viiulit just nimelt? Täpselt nii. Mitu aastat? Ei oska öelda, 7-8 aastat. Meil on tihtilugu olnud vaidlusi sellel teemal, et nagu kandiliste sõjameeste roll ei ole kultuuri teha või nemad ei suudakski nagu seda teha, et mida teie sellest arvate? No ma arvan, et igal inimesel on oma pehmem pool ka olemas. Kõik me oleme midagi nooruses teinud erinevat. Ja selle teinekord on huvitav tagasi tulla vanas eas sellesse üritusse. Teie bändikaaslaste käest ma küsisin backstage'is ka, et kuidas teile meeldib see nimetus Mustad kolonelid. On ajalooliselt on ta niisugune väga tähendusrikas, võiks öelda, või negatiivse tähendusega isegi nimi. Mida te Eestis selle all mõtlesite? Mulle Mustad kolonelid, see tähendab, et meil on ilus must vorm ja me oleme koloneli auastmes. Et eks see on rohkem Tallinna maleva leiutis, ütleme. Mina ei ole selle asjaga, ütleme niimoodi, pikemalt süüvinud sellesse asjasse. Viiulit harjutate iga päeva? Ei, loomulikult mitte, kahjuks. Aga aeg-ajalt võtte kätte? No juhtub. Põhimõtteliselt, ütleme, see viiuli kättevõtmine oli selle projekti raames. Tegelikult ma nüüd igapäevaselt seda ei mängi. Kas ise käite ka veel õppustel? Te olete juba kolonelit on tegelikult kõrge auaste, et kas sa jäite ise ka veel õppustel? No ikka peab te käima, kuidas me siis muidu saame. See on ju minu töö ja minu töö ülesanne. Ja aidata inimesi. Võrdselt tavaliste reakaitseliitlastele? No ütleme, ma ei tõstaks ennast nii kõrgele, et ma nüüd ei saaks võidu kaitseliitlastega sama asja teha. Ma olen täitsa tavaline kaitseväelane. See on täiesti loomulik teha nendega või võrdselt ühte sama asja. Kui keegi televaatajatest tahaks astuda Harju malevasse, siis mida tegema peaks, kuhu ta pöörduma peaks? No loomulikult saab alati ju anda avalduse sisse Kaitseliidu Harju malevas, Männiku tee 121. Palun väga. Eks see on muidugi tegelikult selline kogukondlik üritus ja inimesed peavad aru saama, et nad peavad ka panustama Kaitseliitu, mitte lihtsalt astuma Kaitseliitu.